kui Blockladder käiks jahil, ei oleks see mingi laigulistes jahirõivastes keskealiste õllekõhtude jalutuskäik värskes õhus, kus matkatoolil istudes poolunes võileibu lipsu taha libistatakse. Ei, Blockladder aretaks oma liigi verejanulisi jäneseid, pikkade küüniste ja giljotiinhammastega. Jahilkäik ei lõppeks enne, kui hing on lahkunud jänesest või jahimehest. Blockladder, kõige karmimad töörõivad siinpool ekvaatorit. Tere kallid tennisesõbrad, ütleme siit jälle Mehhikost. Eesti aja järgi kell 9 hakkame seda saadet salvestama, kohaliku aja järgi kell 1 järgmine päev. Anett Kontaveit on siis vahepeal, kui meil eelmine saade rääkisime pärast Barbara Krejcikova võitu, siis ühe mängu on jälle võitnud ja ühe kaotanud. Kahjuks 12-mänguline võiduseeria sai otsa täna mänguga Garbine Muguruza vastu 4-6, 4-6 need numbrid olid. Miks kõik niimoodi läks ja mis veel ees ootab, seda räägime täna Riho Kalluse ja tennisetreener Rett Reimaliga. Tere hommikust teile! Tere hommikust! Tere hommikust! No üks statistika hakkab väga tugevalt silma ja vast ei pea isegi statistikasse vaatama, et kõik, kes mängu nägid hommikutundidel, said sellest aru, et Anetti reketi pealt need pallid lendasid vägeva hooga auti, 29 lihti iga kokku ja kaotus siis lõpuks tuli, et Rett, kuidas sulle tundus? Miks see mäng täna niimoodi võis minna? Sa küsid minu käest vist või Riho käest? Okei. Ma jah, jõudsin seda mängu vaadata varastel tundidel niimoodi, et praktiliselt kuni lõpuni välja, et viimast 2 game'i ei näinud, et hakkas töö peale endal. Aga tundus kohe algusest, ma ei oska nüüd põhjust öelda, et me võime spekuleerida, et mis põhjustel neid lihtvigu nii palju tuli, aga algusest peale justkui tundus nagu, et ta veidi forsseerib üle. Ei tea, kuigi eelmised mängud oli ta väga hästi sellise balansi leidnud selle agressiivse ja kindla mängu vahel, aga kuidagi alustas natukene tormakalt, võib öelda veits. Ja esimesed paar palli sealt võrgu pealt ka, mis niisugused kergemad vead tulid, et see servi murre oli kohe selline õnnetu natukene, et kas see nüüd oli põhjustatud teatud pingelangusest, et ta on ikkagi alagrupi võitjana juba edasi saanud. See võib tagakuklas kuskil olla vaevalt, et see teadlik oli selles suhtes, et kindlasti oli plaan nagu 100% panustada mängu ja võtta võit ära, aga see kuskil kuklas kindlasti mingit rolli mängis ja mulle tundus jah, et ei õnnestunud päris sinna fookusega sinna tsooni minna ja ka ütleme natuke kuidagi tormakas oli see algus, et tundus ka servitõrjel, et ta üritas hästi lühikesi punkte üritas mängida, selline mulje jäi, et kas see oli selline plaan tal, aga tundus, et veits nagu üle võlli läks see asi jah, seal alguses. Ja sealt edasi hakkas kerima niimoodi järjest. Kuidas sulle, Riho, tundus? No, sa kohe nii negatiivselt küsid. Mina ütleksin küll, et mina nii negatiivne ei oleks. Ma vaatasin ka sinu intervjuud Anetiga peale mängu ja meenutaks, Toomas Leius ütles mulle üks päev kuldsed laused, ma ei mäleta, kes oli, kes talle selle lause ütles, et sa ei ole mitte kunagi nii hea, kui sind kiidetakse peale võitu ja sa ei ole mitte kunagi nii vilets, kui sa peale kaotatud mängu arvad, et sa oled. Et minu arust täpselt see tänane situatsioon oli, et Garbine Muguruza mängis fantastilise kogu alagrupi turniiri ja täna mängis ju perfektset tennist. Ta servis väga hästi, ta mängis tagajoone rallisid väga hästi ja fantastiline mäng, et võib-olla kui me räägime siin mõnest lihtveast, mis oleks võinud olemata olla, jah, need kõik asjad on ju tegelikult ikkagi väga palju seotud sellega, kes sul teisel pool võrku on ja kuidas tema mängib, et Aneti puhul tõenäoliselt võib-olla ka see esimest korda õhtusessiooni ajal mängida, seal on temperatuuri vahed ja seal võib natukene erineda, nagu Anett ütles ka, et võib-olla peab seal mängima keelestuse tugevusega, et natukene harjuda sellega. Aga tegelikult Anett minu arust mängis täna hea mängu
ta mängis korraliku hea mängu, et ei saa midagi nagu pahaks panna. Võib-olla ainukene see esimene avageim, mille oleks võinud Anett ära võtta, et see oli tema game, et noh, see oleks tähendanud seda, et võib-olla oleks jõudnud esimeses setis seisuni 5-5, aga üldjoontes tegelikult oli korralik mäng, et ma nii negatiivne isegi ei oleks nagu Anettki oli, et noh, ma saan aru, sa tuled selle kaotusemotsiooniga väljakult, loomulikult Anett tahtis võita, ega noh, absoluutselt kogu meedia ja kõik ju spekuleerivad, et noh, midagi enam vahel ei ole enam ja nii ja naa. Väga palju on vahel. Anett on väga professionaalne sportlane, sellist mängu sa ei lähe mitte mingil juhul kuskilt otsast lõdvemini võtma. Seal on väga palju punkte vahel, seal on väga palju raha vahel. Sa mängid aastalõpu finaalturniiri, kunagi see 2 Grand Slami võitja, kunagi see maailma esireketi vastu, et see on ülitähtis mäng, et mina arvan, et see oli korralik mäng Anetilt, lihtsalt Garbine Muguruza oli täna parem ja võib-olla see isegi see matš, kui vaadata nagu, no ütleme nii, et kui on kogu aeg kerinud see jutt, et ma olen võitmatu ja lõpuks, noh, Karoliina Pliskova vastu põhimõtteliselt võiks öelda teine set, et Anett ju lendas väljaku kohal 10 sentimeetrit, jalad üldse maad ei puutunud. No see oli absurdne tennis, kui hästi Anett seal mängis. Et võib-olla isegi see tänane mäng natukene tõi maa peale tagasi ja on isegi hea enne poolfinaali, mina ütleks. Ma lisaks siia juurde veel, et ma olen suga täiesti nõus, Riho, et ega minu nagu seisukoht ongi see, et küsimus ei olegi selles, et nagu negatiivne, vaid lihtsalt nagu püüdsin nagu aru saada, et millest see nagu teatud määral siis veidikene nagu rohkem ebakindlust või lihtvigu, et absoluutselt nõus sellega, et mäng oli iseenesest korralik, aga lihtsalt need paljud lisafaktorid, mis sa mainisid ka, et üks on see õhtul mängimine, teised tingimused, palju publikut, lisaks sellele ka, ütleme ka see pallilend on veits teistmoodi, tunnetuse saamine võis olla natukene raskendatud ja noh, ma arvan, et kokkuvõttes see, mis sa lõpus ütlesid, on võib-olla isegi kõige nagu parem nagu seda asja iseloomustamaks ongi see, et natukene uuesti maa peale tagasi, et see kõik tundus nagu natuke liiga üle võlli hea juba, et reaalsus on see, et meil on siin 8 naist, kes igaüks võinuks turniiri võita. Me teame, et 2 enam ei saa turniiri võita. Nüüd vist juba rohkem kui 2. aga tegelikkuses, nagu me näeme praegu, et esimestena jõudsid poolfinaali 2 kõige tagumist asetust. Badosa ja Kontaveit, nii et selles suhtes nii väikestes nüanssides on need mängud kinnine. No just, ei tahtnud midagi negatiivne olla, tegelikult on kõik väga hästi. Teisipäeval on meil koht poolfinaalis tagatud. Viimasena Anett siia Mehhikosse pääses ja esimesena pääses üldse poolfinaali. No räägime siis natukene Pliskova mängust ka, et Riho, ma nägin piltide järgi, et te kratsisite seal Toomasega veel mitu tundi hiljemgi kukalt. See oli selles mõttes, minu jaoks oli see huvitava dünaamikaga mäng just selle koha pealt, et kes mängu vaatas ja eriti just esimest setti, seal oli moment, Anett oli 5-4 ees ja 30-0 Pliskova servist oli seis ja Anett lõi ühe sellise palli, mis puutus 2 korda võrgulinti ja läks üle. Ma küll ei ütle, et see oli väga oluline punkt, aga peale seda, mis juhtus, Anett suutis kuidagi seti lõpuks hakata tõrjuma Pliskova esimest servi ja ta tegi 2 fantastiliselt head esimese servi tõrjet selles game'is, mis tõi talle gamepalli ja tõi talle lõpuks ka seti. Et minu arust otsustavaks sai tegelikult see esimese seti lõpus, et ta selle nagu läbi ammustas ja no teine set, ma ei tea, kas keegi üldse on nii head tennist kogu selle turniiri peale mänginud, nagu Anett mängis Pliskova vastu teine set. See oli lihtsalt ebareaalne ja me ei oska midagi kommenteerida. Me lihtsalt ohetasime ja ahetasime seal kahekesi Toomasega, et see tundus täiesti uskumatu. Jah, no nõus, et seda mängu ma ka nägin. Et seal minu jaoks oli müstilist enesekindlust ja fokusseeritust näitas minu arust see Pliskova servi game, kui Anett oli 5-4 ees, et just Anetti poole pealt, et kuidas Anett suutis nagu punkti haaval anda endale võimaluse ja siis see kõige tähtsam hetk, kui oli tal see ainuke murdepall, et mismoodi ta selle lahendas, et tegelikult väga keeruline pallivahetus ja mis sealt edasi hargnes, et kuidas ta sellest enesekindlust juurde sai ja mis ta seal teises setis tegi, et see oli nagu puhas selline pingevaba enesekindel mäng, et see näitab, milleks ta võimeline on, et tegelikult
noh, seal oli perfektne mäng, et veatu mäng täiesti, et selles suhtes noh, ütlen veel kord, et siin turniiril ongi niimoodi, et ega need naised on tegelikkuses praegu küll võis tunduda, et Anett oli nagu peaaegu üle kahes esimeses mängus, aga see on nii vähestes detailides kinni see mäng, et noh, nagu me oleme nüüd näinud viimasel ajal, et kui mingid väiksed asjad paika loksuvad, et mismoodi see mäng võib muutuda, kui palju see võib muutuda, kui drastiliselt nagu enesekindlamaks ja agressiivsemaks see mäng läheb, et huvitav saab olema. Jah, ma olen Retiga nõus, et selles suhtes täpselt samasugune mäng oli ju mäletatavasti Arina Sabalenka esimene etteaste Paula Badosa vastu, et me istusime, kommenteerisime ka seda mängu ja kui seis oli seal 4-2 ja 5-2 pallid olid Sabalenkal esimene set, siis ma küsisin Toomase käest ka veel, et no mida peab tegema Paula Badosa selleks, et Sabalenka vastu saada. Toomas oli tükk aega vait ja mõtles ja ütles, et kannatama, mitte midagi muud teha ei saagi. Ja sa kannatad ja üks hetk see moment tuli ja järgmine seis oli 6-4, 6-0. Et selles Pliskova mängus täpselt samamoodi ju, no esimene set oli ju väga-väga tihe, no mitte kumbki ei andnud vastasele oma servilt võimalusi ja teine set, vaatad statistikat, maailma 4. reket saab su käest 9 punkti seti peale, noh, see on tennis. Täna siis Paula Badosal üsna sarnane situatsioon Anetile, et ei ole tal enam midagi võita ega kaotada, on võitnud alagrupi. Noh, hetkel saame rääkida, et täiuslik seeria. Kas tema mäng sobitub nendesse Mehhiko oludesse vast kõige paremini või mis sa arvad, Rett? No mina isiklikult pean teda üheks favoriidiks, kuigi tegelikkuses me teame ju, et siin võib kõike muutuda, et siin üks ainuke mäng või mingisugune lühike osa mängust võib kõike muuta, siin nende vahel on väga väiksed vahed seal tegelikult, aga mis mulle Badosa juures kõige rohkem on muljet avaldanud, kui nüüd kõiki naisi on nähtud mitu korda, siis mulle tundub, nagu tal on õnnestunud nagu kõige nagu paremini nagu püsida nagu mängus sees ja võidelda nagu kõige nagu, ma ei ütle, et nad teised ei võitle, aga Badosa tundub olevat kõige rohkem nagu siis, kuidas nüüd öelda, selles mõttes nagu öeldakse missioonil, kõige rohkem missioonil, kõige nagu paremini fookuses, et ta jätab erakordselt tugeva mulje vaimselt just. Ja see mängustiil eeldabki vaimset tugevust ja kuna ta on väga sitke võitleja ja selline väga stabiilne mängija, siis mina panustaks talle praegu, et ta on minule jätnud nagu väga-väga hea mulje oma selle suhtumisega eeskätt, oma keskendatuse ja võitluslikkusega. Nii et ta on, ütleme, et nad omavahel Anetiga kokku minna ei saa, nagu ma aru saan poolfinaalis. Aga jah, ennustan, et tal võib hästi minna sellel turniiril. Loodetavasti mitte nii hästi kui Anetil. No ja siis Aneti poolfinaali vastane selgub ju 3:30 algavast mängust Sabalenka ja Sakkari vahel. No keda me endale tahame vastaseks? Ühega on head to head 5-6 Sakkari kasuks ja teisega suisa 0-4 Sabalenka kasuks, et mis sa Riho arvad? On meil vahet? Nende numbrite väljakäimine on alati selline, kuidas öelda, neid numbreid tuleb nagu vaadata ka sisuliselt, eks ju. Üks asi on kindlasti see, et millal need kohtumised on toimunud. Osadel võib-olla need matšid on juba nii ammu toimunud, et see ei ütle meile täna mitte midagi. Tänase hetkeseisu see ei kajasta, et kui me tõesti teame, et need mängud on toimunud siin kuu-paar tagasi, jah, fine, siis ta nagu midagi ütleb, aga viimasel ajal ju viimane matš ju Anett ju Maria Sakkarist sai jagu, eks ju, teame. Aga ei, see ei mängi rolli ja ma usun küll, et siin nagu ka Anett sulle ise täna vastas, eks ju, et tema peab oma asjad ära tegema ja tema peab oma pallid väljakusse saama ja on see üks või on see teine, tegelikult ei ole vahet. Jah, ma lisaks siia juurde, et ma olen täiesti nõus sellega, et tegelikult lõppkokkuvõttes ei ole vahet. See on jällegi, me ei tea, kes konkreetselt sellel päeval mingis situatsioonis nagu rohkem õnnestub, aga ma millegipärast, ma võin eksida, aga mul sisetunne ütleb, et seekord oleks Sabalenka isegi parem vastane, sest nii palju, kui ma olen Sabalenka ja Sakkari mänge näinud nüüd, mõlema kahte esitust,
siis Sabalenka mäng kõigub oluliselt rohkem sellel turniiril minu arust, et Sakkari on natuke ühtlasemalt esinenud, et mulle millegipärast tundub, et võib-olla ma eksin, aga Sabalenka ei ole päriselt kohanenud nii hästi kui Sakkari nende oludega, et võimalik, et kolmandas mängus ei ole mingit vahet enam. Ja täpselt nii, et ei tea ju. Aga millegipärast mulle tundub, et see statistika ei mängi üldse mingit rolli praegu, aga ma võin eksida, et võib vabalt olla Sabalenka parem vastane Aneti jaoks. No jah, kui sa räägid siin kõikumistest, siis ju kes viimast Sabalenka mängu nägi, teise seti alguses 2 skeemis lõi 7 topeltviga, kokku oli topeltvigu vist 15 ligi kokku, et noh, see on täpselt see, et kuidas see moment satub ja järgmine moment mängib nagu kulda. Et üks hetk oli see, tõmbas publikut kaasa ja mida rohkem publikut kaasa tõmbas, seda rohkem topeltvigu lõi seal järjest. No. Et tulevad sellised augud sisse ja sul piisab võib-olla 1 skeemist, et see mäng on otsustatud. No. Ja. Nii et jah, ma ütleks veel, et Sabalenka kõigub rohkem ja see nagu annaks justkui nagu lootust, et väga palju emotsiooni pealt mängib, et see emotsioon võib minna ühele poole, teisele poole, et seal võib ka täielik ärakukkumine tulla, et kuidagi tema mäng, vaatamata sellele, et see oli väga kihvt võitluslik mäng, tema mäng on vähem muljet avaldanud siiamaani kui Sakkari mäng minule näiteks konkreetselt. Ja, ma olen ka nõus Retiga. Aga mis te arvate faktist, et 3:30 Eesti aja järgi, et 7:30 kohaliku aja järgi mängivad Sakkari ja Sabalenka ja aga juba teisipäeval tuleb tulla Aneti vastu poolfinaali, kes on siis ühe päeva saanud puhata, et kui suurt rolli see erinevus võib siin hakata määrama? No sellest tegelikult Toomas Leius rääkis juba turniiri alguses, et see on kindlasti väike eelis Aneti alagrupile, et sa saad selle puhkepäeva seal, et mina usun küll, et see on Anetile praegu hea, et tal on võimalik nüüd rahulikult võtta ja vaadata teisi seal väljakul praadimas ja mida pikem lahing, seda parem. Jah, pigem on see ikkagi hea. Ja. Ma ise arvan, et see väga suurt rolli ei mängi, aga pigem loomulikult niipidi on loomulikult parem. No mulle endale tundub, et kuna see mäng on nüüd hilisem, siis pannakse ka Aneti ja kas Sabalenka või Sakkari poolfinaal ka õhtusesse sessiooni ja Anet peab uuesti nende samade oludega nüüd kohanema, 10 kraadi sooja ja rahvast muidugi oli murdu täna, et huvitav saab näha, kumma poole nüüd publik valib siis, kui ühtegi hispaanlannat ei ole väljakul ja samas on huvitav ka näha, kumma poole valib publik, kui 2 hispaanlat. Kas oli tõesti nii vähe sooja või? No ta ikka läheb päris külmaks, jah. Et ma olen näinud ülekannetes näitab seal 18 ja niimoodi, aga 10 kraadi, see on ikka päris ekstreem juba. Ma võin sulle kohe öelda, praegult minu mobiil näitab 11 kraadi. No see on juba väga oluline erinevus, kui see asi nii külmaks läheb seal juba. See on jah väga suur vahe tegelikult, et see mängib suurt rolli juba. Ja, see mängib suurt rolli. Aga ma millegipärast arvan, et ikkagi need tingimused lõppkokkuvõttes ikkagi ei otsusta neid asju, et nad on niivõrd tugevad professionaalid kõik seal, et loomulikult see on hea, et Anet sai mängida nii päevasel sessioonil kui ka õhtusel sessioonil. Igal juhul see on hea, et see mäng oli tal õhtusel sessioonil kokkuvõttes. Aga ma arvan, et see lõpuks ei ole faktor, see faktoriks ei saa siiski, ma usun. Aga selge, võtame selle saate nüüd kuidagi kokku. Riho, oled sa nüüd üle saanud sellest, et see kaugel Mehhikos on, et õhtune sessioon täna oli ju täismaja publikut ja nägid ka Sabalenka mängust, et tegelikult on päris äge. Ei, eks ta on muidugi see minu avaldus, eks ma mõtlesin nagu seda, et üks asi, et lihtsalt mängijad on viidud ikkagi keerulisse olukorda, üks asi ja teine asi on see, et kurb oli vaadata, et aastalõpu finaalturniiril on hommikused sessioonid suhteliselt tühjad, et ma kujutan ette lihtsalt, et ükskõik millises Euroopa pealinnas oleks olnud need piletid kõik välja müüdud, täpselt nagu on aastalõpu finaalturniiril meestel, et ei ole seal üksteist vahet ei ole, kas see on hommiku õhtusessioon. Aga ei, tegelikult on äge, muidugi õhtusessioonid on ilusad olnud ja ega lõppkokkuvõttes on ju ilusti korraldatud kõik. Kuule, aga Riho, räägi veel lõpetuseks seda ka, et kas sa peol käisid või? Ja. Kes auhinnad noppisid? Üllatus, parim naistennisist oli Anett Kontaveit.
aga näiteks parim treener, No parim treener üllatus oli Dmitri Tursunov. noortetreener, Oota ära nüüd kõiki asju küsima peast, muidu mul läheb minema meelest ära, ma ei mäleta. kas seal vist oli äkki, kui mina küll ise kohal ei olnud, ma võin eksida, aga äkki kuni 14-aastast treener oli Edgar Vain ja kuni 18 oli Martin Karis äkki. Just, oli jah, Edgar Vain ja Martin Karis, nii olidki ja mõlemad meist laval, just Edgar Vain oli noorematel. Seda infot ma sain kõrvalt lihtsalt, et nii. Ja. kas aasta ajastaja tiitel ka välja anti või? Aasta ajastaja. Vot seda ma ei näinud, see võis äkki hiljem olla. Et selle oleksid sa võinud anda tenniseliidule endale pihku, et aasta tähtsam turniir toimub Mehhikos, kõik tähtsamad inimesed eesotsas matšpalli saatejuhiga on Mehhikos, aga on vaja ikkagi pidu ära teha. No ma võin sind rõõmustada, et matšpalli saatejuht ei oleks niikuinii sinna peole saanud, sest et kutsutud olid ainult nominendid ja nii-öelda pidu jäi ära, ainult anti üle au. Kutse oli taskus. Oli sul kutse taskus? Vot see on muidugi privileeg, seda ma ei uskunud. Kes selle meediaauhinna noppis siis? Delfi TV või? Meediaauhinna noppis Delfi TV, jah. Ja, nii et Kertu käis laval ja... Super. Kuule, aga olgu, aitäh teile mehed saates osalemast ja kuulamise lõppu ka Aneti enda värsked kommentaarid ära ja siis teisipäeval uuesti vaadake Delfi TV, tegelikult vaadake juba homme. Algame siis matšiga Sviatek ja ütle nüüd Riho ja Padosa ja siis Savalenka Sakkar sinna otsa. Aitäh teile! Aitäh! Täna kahjuks selline mäng, et Muguruza eksis väga vähe, samas sinu pallid ei kippunud väga hästi sisse jääma. Mis sa selle kommentaarist täna ütled? Olid olud need, mis olid natuke harjumatud täna? No ma arvan, selle mängu võib lihtsalt kokku võtta sellega, et ma lihtsalt tegin liiga palju lihtvigu. Et ma ei tundnud palli üldse, ma üritasin leida erinevaid lahendusi, kuidas seda palli väljakus saada ja lihtsalt mitte ükski asi ei toiminud täna. Et ma arvan jah, et võib-olla need olud olid tiba teistsugused ja peab proovima kuidagi trennis midagi välja mõelda, et ma eile küll harjutasin, aga jah, kuidagi oli harjumatu, et selles mõttes kindlasti ei ole rahul selle mänguga täna. Oskad sa aimata, mis selle palli sellistes oludes teistmoodi lendama paneb? Ma ei oska vastata selle küsimusele, ma ei tea, kas ma ise kuidagi tegin midagi teistmoodi, ma ei ole jõudnud sellest treeneriga veel rääkida, et ma ei tea, tõesti kohe algusest peale läksid need pallid kuidagi imelikult lendu, et võib-olla peab üritama siis reketit veel tugevamini keelastada, et ma ei kujuta ette. Samas 4-2 peal sa mängisid ühe väga ilusa servigame'i, palid kindla peale sisse, et võtsid teadlikult natukene tagasi neid piiripealseid palle? Ma ei üritanud neid piiri peale lüüa. Selles mõttes, et kõik pallid või enamus pallid, mis ma eksisin, läksid pikaks ja ma ei üritanud neid piiri peale lüüa või piiri lähedale isegi lüüa, et ma ei oska praegu selgitada, miks selline päev, aga eks vahel ikka tuleb ette, et on kehvem päev ja oli mul ka Indian Wellsis minu arust on Šaberi vastu oli ka päris kehv päev, et eks sellised asju paratamatult lihtsalt juhtub. Positiivne on see, et seda pingelangust, mida võib-olla kardeti, et sul tuleb, kuna sul ei olnud otseselt midagi mängus, et seda ei tulnud, et näha oli, et sa peksid reketit, see kõik läks sulle väga korda, mis väljakul toimus. Jaa, ma kindlasti tahtsin täna võita selles mõttes, et alati, kui ma väljakul astun, siis ma lähen endast 100% andma, et muidugi ma olin väga pettunud sellega, kuidas mängisin täna. Teisipäeval ootab sind poolfinaali ees kas Maria Sakkari või Arina Savalenkaga. Kas sa ühte neist kahest tahaksid vältida poolfinaalis või sul ei ole tegelikult vahet? No, ma arvan, et kõige tähtsam on see, et ma keskendun sellele, et ma ise palju väljakus saaksin löödud järgmine kord, et ma ei oska niimoodi helistada. Kuidas keha tunneb pärast 3 mängu? On kuidagi... Vist on okei, et kuskilt midagi õnneks ei valuta ja selles mõttes on kõik okei. Mis sind homne päev ees ootab? Teed trenni, puhkad natukene? Kindlasti mingisugune trenn, ma arvan, peale sellist mängu oleks hädasti vaja natukene tennist mängida. Olgu, aitäh sulle! Kui Blockladder käiks jahil,
ei oleks see mingi laigulistes jahirõivastes keskealiste õllekõhtude jalutuskäik värskes õhus, kus matkatoolil istudes poolunes võileibu lipsu taha libistatakse. Ei, Blockladder aretaks oma liigi verejanulisi jäneseid pikkade küüniste ja giljotiinhammastega. Jahilkäik ei lõppeks enne, kui hing on lahkunud jänesest või jahimehest. Blockladder, kõige karmimad töörõivad siinpool ekvaatorit.